aastatel ääre peal ja nüüd ma näen algasetuse järgi, et tegelikult Luka ongi vasakule äärele läinud ja hoopis Mihhail Golobov on läinud mängima. Purakas on, võtab vähe hoogu, et tundub, et ikkagi sinna tahatsooni läheb, Ojamaa nüüd jookseb parem laiali ja läheb tahatsooni ja sealt on lahtine. Märten Kuusk isegi suutis sinna värava suunas palli viia, aga Marin teeb juba jooksu sinna 16 peale. Tsivelikidis vasakult sedeluskasti ja Volkov ründab seda. Nüüd on see saal, kes on jätkanud. Ei saa siis häidida. Ja lähebki sisse ja Aleksandr Volkov õigustab enda koosseisu nimetamist. 27 minut, Kalju on läinud juhtima. Ja Kalju üllatas praegu Florat selle kiire lahti mänguga, et ei jõudnud Flora sellele reageerida ja väga hea tsenderdus ette posti, kus seal oli ka juba üksteisest arusaamine Flora poole peal väga raskelt. Vaatame korra kordust järgi, et kas sealt oleks võinud ka väravaht seda ründama tulla, aga sealt ta läbi läks ja tahatsooni läks, et vaatame siin kiire lahti mängi. Nüüd alles reageerib Flora ja sealt jääb väga kaugele Miller. Eestsoonist võidab jah, sealt Kalju Subbotin võidab selle duelli ja suunab taha posti siin. Luka magab maha selle olukorra. Ei, Luka on siin eespool. Minu meelest oli see Golobov, kes oli Volkovit jälgimas taga. Ja, Volkovit ja, aga ütleme, et see, et Subbotin sai pikka. Et teiseks poolajaks veel, vaatame siit sellest olukorrast. Komissaro paneb teravalt. Vastus tehti! German Schlein. Ja ei ole selline suur väravalööja liigas olnud, aga nüüd õiges kohas ja palun, 2-0. Aga jällegi üllatusmoment Florale, et tehti just Senjov tegi ju vea siin ääres Marinile. Rahulikult panti mängijad paika ära, kiire lühike lahti mäng, võib-olla siis mängijad ootsid seda, et tuleks pikk pall kasti, kiire lühte mäng, väravast läbi. Aga see, et see pall sealt madalalt trahvikastid läbi läheb. Võt see on jah. Nii, ja Schlein ka siin räägib kõige tugevamatega ja palub. Noh. Ja selles mõttes huvitav, vaata nagu peale väravat, et tundus justkui, et nüüd Kalju kas peab vastu või pead. Seda aega oli päris palju ja ütleme poole lõpuni ja suutsid sellest välja tulla. Tuli pingi pealt info, et on vaja agressiivsust juurde panna ja läbi selle saavutatigi veel hoopis poole lõpu riietusruumi värav, mis väga maksimum teine poolaeg ja Flora mängis ise liini taha ja 2-1 võitis. Ojama sedendus, Senjov läks selle peale ka. Nüüd tuleb vist otse sinna trahvikasti peale taha, Tõugias tõstab üle värava. Kasuks Kuusk kaotas korra palli ära trajektoori ja nüüd Marin senderdus. Põrkab üle Läti! Ja veel üks katse! Ei, kolmas! Siia oli vaja kolmas ära lüüa. No üks selliseid kandiku peal pakutud variante, kus Flora tegelikult kas see oli siis Tõugias, kellest see pall põrkas üle ja sealt see moment tekkis. Minu meelest täna järjekordne näide, 2 Kalju suudab nagu sellele vastu nagu reageerida. Nüüd ilusti seina mängitas Ojamaa ja jõuab Mannoone vahele. No vatin, et Tõuge selge oli ja Ojamaa siin kohe võttis palli kätte, aga nüüd on kastis, sealt ei jõuab palju jällegi. Ojamaa ka veel natukene üle. Aga Zapalo pani pehme palli ka ees, Lillander. Nüüd on Alliku vaba, suluseisulip püsib all. Veel on madalat olemas ja Märten Kuusk paneb ühe tagasi. Ja see on selle hooaja esimene värav tal liigas. No ja ütleme sellise surve peale siin lõppkokkuvõttes ikkagi see mingist hetkest kuskilt Kalju lõpuks hiljaks jääb ja nagu see sama moment siin oli ka, et ma ütlen ausalt, et isegi ma siit seda olukorda täpselt ei näinud. Suluseisu ei tundub, et ei ole. Küll videoruum kontrollib üle, aga sealt astus ka üks Kalju mängijatest minu meelest päris kindlalt kattis selle ära ja nüüd see pall, mis tuleb, silma järgi ütlen, et ei ole suluseisu. Jah, seal selles mõttes küll natukene vaadatakse, aga see siin pigem ennem see, et kui Allikule see sööt tuli, kui mitte see, et Alliku nüüd lükkas söödu tagasi. Aga just, mis ma tahtsin. Nii, Tõuges tõstab Ojamaale, lipp püsis all. Suluseisu ei olnud, Lillander tuli üle jooksuga ääre pealt. Osavalt Ojamaa tõstab talle, pall on 16 kastis. Tagant tuleb Senjov, lööb Bergile pihta. Ründe Volkovi vahele siis enesekindlus. Ja sealt ei saanud Kalju mängijad löögile, aga Rommens võtab 16 peal ja natukene mööda. Aga Tamme ütleme... Ja võidu vormistamises. Loomulikult on viik
võimalik ja mine tea, kui Flora niimoodi aktiivselt jätkab. Miller üritas keskmine siin joppa ikka. Suutis jällegi selle õhuduelli võita, ka löögiks mängida, nüüd Flora jällegi mängib lahti. Ojamaa Lillehanderile ette, nüüd on võimalik vasakuga panna. Natukene läheb mööda. Ei on paha selles. Vastu. Rommels on muidugi hirmus tööloom täna olnud, et üks võimalus on ka seda tööd proveerida. Kehvasti, et läheb see pall otse, ei saa peale, siin on võimalik kasti minna, on Tamme koht võtab ise ette endale paremale ja veel ja Tammel on võimalik ära otsustada, aga Grünwald tuleb õigel ajal vastu. Lõpeta veel siin, laseb ühe pika palli veel, et nüüd kas saab Flora jätku, ei saa veel jätku, aga pall jääb Flora kätte, et kui siin Kalju suudab selle palli ära klaarida. Ebareaalne. Paneb sisse 2-2 ja Kalju ei seisnud ära. Hooaja kolmas värav Sten Reinkordilt, vahetuses sisse 10 minutit sai ja küll Kalju proovis ja ma usun, et nüüd, kui me keskelt paneme pallimängu, siis on kõik. Ja Flora, kes oli sillas, päris selili ei olnud, kolmandat Kaljult ei tulnud, paneb siis siia kohta, Reinkord sinna jääb, mingit suluseisu ei ole ja Berk ei saa nurgast palli kätte. See duelli võit oli väga tähtis, kus sealt nüüd mängiti edasi lipu poolt see pall, et see veel kindlasti äärest välja tuli, aga no Reinkordil ei olnud palju vaja nagu, et vaatame siit peaga edasi ja nüüd Reinkord rinna peale ja seal jah. Ja Joonas Jaanovits annab vile ja see on kõik ja Kalju mängijate näod on pettunud, Antonov on lausa kuri ja Kalju puhul tuleb öelda, need on kaotatud 2 punkti ja Floral on võidetud punkt. No igal juhul jah, et selles mõttes tuleb tuleb au anda ka Kaljule, et nad ei teinud ju halba mängu, et 2-0 läksid juhtima, kolmas oli kohe kiiresti teise poole alguses õhus, aga et nad ka niimoodi, ütleme, et suutsid vastu ikkagi seista, sest Floral oli kogu aeg tuli peal, et suutsid, aga näed, sul jääb ikkagi see väikene osa puudu, kus on vaja lõpuni mängida.